No, tere õhtust! Et vaatamata igasugustele äpardustele ja vingerpussidele olen siis mina ka siuke moodne inimene, kes teiega siin Zoomidel suhtleb. Olen tervise teemadega tegelenud juba varsti 10 aastat ja kogu selle teema juurde tõi mind omaenese vilets tervis. Ühel hetkel tekkis nagu arusaam, et käid küll ja saad järjekordse tableti, aga tabletist nagu ei ole suurt abi. Ja siis tuli minu ellu üks hea sõber, andis ühe kontakti, et kuule, mine käi ühe Hiina meditsiinispetsialisti juures ära. Ja sealt see teekond mul siis pihta hakkas, siis ma sain aru esimest korda, et meie need asjad ei tööta päris nii, nagu meile räägitakse ja siin on midagi hoopis suuremat ja midagi rohkemat. Ja saatuse tahtel sattusin ma 2014. aastal õppima Moskvasse arstide diplomijärgse täiendõppe kursusele ja seal sain ma siis põhjaliku ettekujutuse mikroelementoloogiast ja parasitoloogiast. Ja sealt alates olen ma siis selle alaga nagu põhjalikumalt tegelenud ja teinud. Ja kogu selle aja jooksul on läbi liikunud siit minu töölaualt väga mitmeid, väga erinevaid preparaate, väga erinevaid suuri ja väiksemaid kogemusi, nii et on mida jagada. Aga põhimõtteliselt täna ma jagaksin teiega vast iseenda kogemust just nende parasiitide ja mikroelementide poole pealt, sellepärast et sellised alternatiivsed teadusuuringud ütlevad, et ligikaudu 90% inimese kõikidest suurematest ja väiksematest probleemidest on põhjustatud parasiitidest ja mikroelementide defitsiidist ja kui me vaatame inimese tervist, siis nendest ei saa ümbert ega üle. Ja kui meile satuvad organismi parasiidid, siis toimub meiega selline asi, et meil on olemas selline muinasjutust tuntud ahjualune seal kuskil, kes võtab kätte ja kõigest sellest, mida me lusika abil suust sisse paneme, võtab ära kõige parema osa ja siis, kui hästi läheb, jääb meile ka midagi alles. Ja parasiidid on tegelikkuses niivõrd osavad manipuleerijad, et sageli, kui me läheme poodi midagi ostma või midagi tekib midagi, mille järgi hakkab isutama, siis enamikel juhtudel me isegi ei oska arvata sellist asja, et selle taga võib olla parasiit, sellepärast et nad on tegelikult väga tublid ja väga osavad manipuleerijad. Ja kui mina oma esimese parasiidikuuriga alustasin, siis ma ei oska nüüd öelda, kas oli möödas 3 nädalat või 3 kuud, aga see jääb sinna lihtsalt niivõrd ammusesse aega juba, siis ühel hetkel ma avastasin selle, et midagi on toimunud ka minu 2 kõrva vahel. Ja sealt oli ära kadunud üks väga suur asi, mis mind praktiliselt terve elu oli kiusanud ja ilmselt on paljud inimesed ise ka sellega kokku puutunud. Lihtsalt tekivad sellised sundmõtted. Ja need sundmõtted ühel hetkel väljas jalutades ma nagu sain aru, et midagi on teistmoodi, et see pidev mootor siin 2 kõrva vahel, see enam ei toimi, see on kuidagi teistmoodi. Ja selle järel ma õppisin oma mõtteid jälgima ja siis ma sain aru, et väga paljud minu mõtted ei olegi minu mõtted, et keegi sõber, seltsimees ja vend oskab nad mulle siia pähe panna ja serveerib nad mulle selliselt, et nad justkui oleksid minu mõtted. See andis nagu hoogu juurde ja tahtmist jätkata, sellepärast et
enne kui ma selle parasiidi teema juurde põhjalikumalt sattusin, võib öelda, et ma olin 720 päeva aastas haige. Kogu aeg kuskilt midagi tilkus, midagi lohises, midagi nohises ja ütleme selliseid terveid päevi, mida siis aasta jooksul ette sai tulla, oli suhteliselt vähe. Ja otse loomulikult järgmine siis selline suur avastus oli see, et kõik need igasugused sümptomaatikad, mis on sind aastaid häirinud, ühel hetkel sa saad aru, et neid ei ole. Jah, nad tulid aeg-ajalt tagasi, aga järjest rohkem hakkas organism oma jõudu näitama ja hakkas nendele seltsimeestele selgeks tegema seda, kes siin on tegelikult peremees. Ja mis selleni siis viib, et need tegelased meil seal võimust võtavad, see on nõrk immuunsüsteem. Immuunsüsteem, ta ei ole midagi müstilist ega keerulist, tegemist on ühtpidi väga lihtsa asjaga. Ta vajab väga lihtsaid asju, et kui pakutakse meile siin kõikvõimalikke antioksüdante ja muid toredaid asju, need on kahtlemata vajalikud. Aga tegelikkuses immuunsüsteem inimesel vajab põhimõtteliselt ainult 7 asja. Need on tsink, seleen, räni, kroom, mangaan, vask, jood, seleen. Ja neid võib siis pidada sellisteks, kuidas ma siis ütleks, nad on need 7 musketäri, 7 elutähtsat mikroelementi, ilma milleta inimese organismis ei toimu ükski biokeemiline reaktsioon. Ja nende tegelastega on veel selline tore lugu, et siin kehtib tõepoolest see musketäride reegel, et üks kõigi ja kõik ühe eest. Et kui ühte mikroelementi ei jagu, siis on probleem ka kõigil teistel, sellepärast et teiste omastatavus märgatavalt väheneb. Ja kuna organism peab siis tegelema oma reservide ümberjaotamisega, ta peab hakkama otsima, et ei tea, kui nüüd on tsinki puudu, et ei tea, kust seda saab. Vaatab siis, kas eesnäärmes on, vaatab, kas luupoes on, see tekitab organismile loomulikult stressi, sellepärast et see tuleb sealt kuskilt kätte saada, ümber transportida, ümber jagada. Mingisugused süsteemid ei saa korralikult tööd teha ja niimoodi tekib meile sisemine stress. Alguses me seda ei märka, aga kui see sisemine stress saavutab juba sellise teatud nivoo, siis hakkab meile külge tulema ka välimine stress. See külgetõmbeseadus vast olete kursis. Ja niimoodi me tasapisi siis stressame, kogume endale kõike seda ja ühel hetkel siis ongi niimoodi, et on stress diagnoosiks, on depressioon diagnoosiks. Stressi ja depressiooni olukorras, kui me räägime mikroelementide nagu üldisest vajadusest, sellistes olukordades tuleksid need meile teadaolevad numbrid korrutada minimaalselt 2-ga, aga kindlasti praeguses olukorras 3-4-ga. Et kui siin praegu soovitatakse, et joodi näiteks inimene võiks ööpäevas tarvitada 150 mikrogrammi, 3-ga võib selle numbri julgelt korrutada, isegi pahatihti võib-olla 4-ga. Sellepärast, et stress ja närvipinge suurendab mikroelementide kulu märgatavalt. Ja otse loomulikult need sõbrad, seltsimehed, vennad, kes meil siis omakorda seda endalegi vajalikku asja ära tõmbavad, nende nii-öelda elutegevuse jälg on see, et nad kakavad ja pissivad meie organismi. Tundub kõik jube ja kole, eks ju, aga mis me siin ikka neid asju püüame ilustada, nii see tegelikult on. Nende elutegevusjääkideks on neurotoksiinid. Ja see omakorda süvendab seda mikroelementide defitsiiti ja kõiksuguseid vajadusi veelgi, sellepärast, et organism peab suutma need neurotoksiinid millegi abil neutraliseerida. Ja neutraliseerimine käibki jälle nende samade mikroelementide kaasabil, et ikka see sama tsink, seleen, räni, kroom, mangaan, vask, jood
et kõik nemad on selles protsessis osalised. Põhimõtteliselt jah, kui meil oleksid asjad korras, siis me ei vajakski mingisuguseid erilisi antioksüdante lisadena, lihtsalt toidust saadki oma vajalikku kätte ja sellega peaks hakkama saama ja see oleks täiesti loomulik. Aga paraku jah, meie asjad siin väga loomulikud ei ole ja siin võib-olla peaks minema natukene ka pisut kaugemale tagasi ajas sinna kuskile vandenõuteooriate pärusmaale. Et kust see kõik siis alguse sai, et peaks ju toidus kõik olemas olema, aga mingisugusel põhjusel ei ole ja tegelikkuses on asi niimoodi, et kuskil läinud sajandi 60-ndatel said targad mehed üle maailma kokku, peeti suurt ja tähtsat meditsiinikonverentsi ja esitati siis küsimus, et kuidas edasi ja mida edasi. Ja seal konverentsil otsustati siis, et parasiidid ei ole inimese jaoks probleem või inimkonna jaoks probleem. Probleem on vähk. Ja eks siis, kui me nüüd vaatame seda, et mida otsid, seda leiad, siis see vähk on juba võtnud ka sellise korraliku pandeemia mõõtme. Et ei ole vist inimest, kes ei ole sellega kuidagi pidi kokku puutunud, kas siis läbi oma sõprade, tuttavate, sugulaste. Nii et kui ta siin 60-ndatel, 70-ndatel oli veel väga harv nähtus, statistika ütles, et 100 000 inimese kohta oli üks vähijuhtum, siis ma praegust numbrit ei oska välja tuua, aga ta on kordades kõrgem. Tolle ajani oli maailmas olemas selline teadus nagu parasitoloogia. Vene teadlased kaitsesid doktori ja igasuguseid muid kraade. Olid väga põhjalikud uuringud, tunti seda maailma väga hästi, teati, mida teha, kuidas ravida. Ja võib-olla kui kuulamas on keegi vanema põlvkonna inimene, siis tema kindlasti mäletab, et kui tuli minna haiglasse või polikliinikusse, siis kõigepealt vaatas inimese üle parasitoloog. Inimene enne igat operatsiooni või muud asja, mis oli vaja haiglas ette võtta, oli kuskil nädal kuni 2 parasitoloogi järelevalve all ja kui oli operatsioon tehtud, siis samamoodi parasitoloog jälgis, et kõik oleks korras ja inimene oleks terve. Et sellepärast võib-olla ka sellised väga pikad ja müstilised haiglas viibimisajad nõukaajal, aga igal asjal oli oma põhjus. Ja otse loomulikult kogu see laboratoorne võimekus, mis siis oli, see jaotati igale poole laiali, kõik teadustööd salastati ja salastatuse paragrahv võeti nendelt asjadelt maha alles selle aasta, ühesõnaga siis aastal 2010. Ja nüüd on hakanud siis uurijad ja teadlased uuesti selle parasiitide maailmaga tundma õppima, uurima, puurima, ühesõnaga sellega juba tegeletakse. Ja parasiitidega paralleelselt toimus ka veel üks selline paras teadustehniline revolutsioon, nimelt see puudutas mikroelemente. Ja võib-olla üks kõige sellisemaid näiteid, mida võiks tuua, on jood. Paljudel läheb sõna jood kuuldes kohe hari punaseks, et see on ju mürgine, seda ei tohi ja nii edasi. Mürgine on see pruun apteegis pakutav kaaliumjodiid, aga orgaaniline jood, sellega ei ole mingeid probleeme. Organism võtab temast täpselt nii palju, kui on tarvis ja ülejääk tuleb loomulikul viisil kehast välja. Ja kui vaadata andmeid, mis on kirjas 1910. aasta Briti entsüklopeedias, siis seal profülaktilised päevased joodidoosid olid 5-6 grammi, mitte mikrogrammi ega milligrammi, see oli grammides. Ja kui inimene jäi haigeks, siis need doosid korrutati seal 2 ja 3 ja 4, et päris sellised jahmatavad numbrid, mis sealt välja tulid. Ja kogu selle
1960. aastal toimunud murranguga oligi see, et tõmmati maha ka kõikide mikroelementide soovituslikud normatiivid. Et isegi see sama jood, ta tuli sinna 70 mikrogrammi peale, nüüd siis mõned aastad tagasi suurendati teda 150 peale, et midagi ei ole teha, ilmselt kellelgi hakkas inimestest kahju. Ja nagu meiegi siin, meie piirkond on joodivaene ja see on selline preparaat, mida igal inimesel tasuks ja tuleks kindlasti lisana juurde võtta. Kõige raskem küsimus kogu selle asja juures on see, et kust saada orgaanilist joodi. Praegu üle kogu maailma, kui hakata otsima, leiab võib-olla 20-30 sellist tõesti arvestatava kvaliteediga joodi, mida võib inimesele ohutult anda. Ja joodil on veel üks selline vahva omadus. Nimelt kilpnääre. Kogu inimese veri käib 17 minutiga kilpnäärmest läbi. Ja kilpnääre on siis selline omalaadne nagu valvekoer või valvur või kuidas me teda iganes siis nimetame, heal lapsel mitu nime. Ja kui tema avastab sealt verest mõne patogeense aine, on ta siis parasiidimuna, parasiidivastne, mingisugune muu raske metall, mürk, mis iganes, siis ta paneb sellele toksiinile joodid või aatomid külge. Ja kui miski on joodi mõjusfääris vähemalt 90 sekundit, siis jood neutraliseerib selle aine toime ära. Nii et läbi selle on tegelikult jood ka väga võimas antioksüdant ja organismi raskemetallidest puhastaja. Teine selline asi, millele tõmmati ka väga korralikult pidurit peale, on seleen. Ja nagu ka jood, ka meie mullad on siin seleenivaesed. Jah, võivad olla kuskil mingisugused üksikud sellised kohakesed, kus teda leidub. Aga selleks, et normaalselt teda kätte saada nendes kogustes, mida on vaja, seleenil on ka 70 mikrogrammi meil lubatud. Et kui teda normaalsel hulgal kätte saada, siis me peaksime siin hakkama asju sööma ikka mitte enam kilode kaupa, aga võib-olla 10 kilode kaupa. Näiteks on välja arvutatud, et kui inimene peaks oma ööpäevase tsingivajaduse kuskilt värskest kurgist kätte saama, siis ta peaks minimaalselt sööma ära 10 kilo kurki päevas. Nii et siin see annab ka natukene ettekujutust selle kohta, kui vaesed meie mullad tegelikult on. Ja siit hakkabki see selline väike traagika pihta, et ega taim ei oska ise ei tsinki, ei seleeni ega mingit muud asja sünteesida. Ta peab selle kõik kätte saama mullast. Ja kui mullas ei ole, ega siis ei tule ka teda sealt taime sisse. Ja kes on ilmselt võib-olla agronoomia ja taimekasvatusega rohkem kokku puutunud, siis ka taimedel on haigused. Ja väga suured taimehaiguste põhjused ongi need samad mikroelementide defitsiidid. Et kui neid ikkagi mullas ei ole, siis hakkavad arenema seal igasugused muud hallitusseened ja muud patogeenid. Ja lüüakse see kooslus sealt omakorda päris korralikult viltu. Ja kui me nüüd vaatame kõiki neid mikroelemente, võib-olla võtaksime nad siis vähe sellise rohkema tähelepanu alla. Võtame näiteks tsingi. Tsingi defitsiit organismis, et igal mikroelemendil tema defitsiidi puhul on sellised organid, märklauad, mida siis selle teise või kolmanda aine defitsiit mõjutab nagu kõige tõsisemalt. Ja tsingi kohta öeldakse siis, et tegemist on mehe mineraaliga, eks ju, ja mees peab teda võtma. Tegelikkuses ka mehe eesnääre töötab praktiliselt tsingi peal ja igal mehel peaks olema üks siuke
korralik tsingipunsu laua peal ja siis ta oma leivatükki kastab sinna sisse ja sööb seda tsinki sealt rahulikult. Kui räägime edasi, siis tuleb nahk, nahaprobleemid, ühesõnaga kõik, mis seal nahapinnal pakitseb, kipitab, igasugused punnid-vinnid. Tsink mängib nende, või õigemini tsingi puudus mängib nende asjade tekkes väga tõsist rolli. Et kõik need dermatiidid, ekseemid, akne, troofilised haavandid, haavad ei kasva kinni, higinäärmete probleemid, väga palju leiab sealt taga tsingi defitsiiti. Luukude. Arstid soovitavad, jah, vaat siin sul on vanus selline, vaat sina pead hakkama nüüd sööma kaltsiumit kõvasti, sellepärast, et sul on luu hõrenemine, eriti puudutab see naisi. Tegelikkuses ei ole see asi sugugi nii hull, pigem on tegemist luumassi vähenemisega. Ja ka kui me võtame nüüd vaatluse alla kaltsiumi, siis tema vajab selleks, et luukoes püsida tsinki, vajab mangaani, räni, vaske, tuleb juurde veel alumiinium natukene ja seal on veel 1,2. Aga probleem on hoopis selles, et igasugused need teised asjad seal kõrval hakkavad rolli mängima. Ja kui nüüd mingil põhjusel organismis on tsinki vähe, aga teda on tarvis, teda hakatakse luukoest välja tõmbama, sellepärast et inimene peab ju kuidagi elama, siis ei hoia miski enam kinni kaltsiumit ja see kaltsium vabaneb. Ja vaat selle vaba kaltsiumiga ei oska organism enam mitte midagi peale hakata, ta hakkab seal veresoontes tiirlema ja ühel hetkel ta siis jõuab kuskile kas liigestesse või mujale ja hakkab seal ladestuma. Siis on vaja siia kõrvale räni, sellepärast et räni on ainus, mis suudab üleliigse kaltsiumi organismist väljutada. Limaskestad, haavandid, erosioonid, ütleme siis kõik sellised suuõne probleemid. Ütleme siin minu tark tabel toob välja stomatiit ja hingiviit ja heiliit. Kohe saaks öelda ka sellise väikese spikri, et kui arst ütleb, et sul on mingisugune iit kallal, siis tähendab, et tegemist on 99,9% tõenäosusega parasitaarse probleemiga. Et väga hea on siin meelde jätta parasiit ja mingisugune muu iit. Immuunsüsteem. Kõik võimalikud immuundefitsiidid, külmetushaigused ja muud sellised viirusnakkused väga kergesti kargavad kallale, kui meie organismis ei ole tsinki. Kesknärvisüsteem, mäluhäired, söögiisuhäireid, maitsete muutumine ja mis puudutab näiteks lapsi, eriti kui see laps on alles ema ihus ja ootab siia ilma tulekut, kui emal ei ole talle piisavalt tsinki anda, siis tal võivad tekkida arenguhäired. Ja eriti võib-olla puudutab see rohkem poisse, kuna nende organism vajab tsinki rohkem, tsingi defitsiit võib põhjustada häireid ajuripatsi arengus ja kui see seal läheb nüüd mingit pidi patoloogiliseks, siis on olemas Kanada ülikool, nimi ei tule meelde, tegi lausa uuringut, et väga palju seda nii-öelda seksuaalkäitumise häireid, on nad siis geid või on nad lesbid, peitub selles, et ajuripats on patoloogiline. Nad tegid lausa uuringutega kindlaks, et kui naise ajuripats on öelda see baassuurus, siis mehe oma on naise omast väiksem. Aga kui me räägime geidest, siis on geide ajuripats on 2 korda suurem. Et tegemist ei ole mitte väga sageli isegi selle mingisuguse nii-öelda inimese vaatega, aga tal lihtsalt ongi asjad natukene sassis, sellepärast et üks väga oluline organ on tal patoloogiline. Ja vaesed inimesed, kes selle patoloogia all kannatavad. Järgmine selline väga oluline detail inimeses on kõhunääre. Kõik teavad, et kui kõhunääre ei tööta, siis on diabeet.
Kõhunäärmel on tegelikkuses neid funktsioone rohkem kui ainult diabeedi vastu võitlemine. Kõhunääred toodab niivõrd vingeid ja vängeid ensüüme, et nad suudavad lahustada absoluutselt kõike. Ja kõhunääre on niivõrd tark organ, et kui sina hakkad suus midagi mäluma, närima, ükstaspuha, mis toit see on, tema valmistab juba nii-öelda ensüümid ette, et nüüd tuleb õun, nüüd tuleb leib, nüüd tuleb lihatükk ja vastavalt sellele, mida sa suhu endale paned, vastavalt sellele siis kõhunääre sünteesib kohe vajalikud ensüümid. Aga kõhunäärme peal on Langerhansi saarekesed ja nemad on siis need tegelased, kes sünteesivad insuliini, mida ilma milleta siis glükoos verest ei jõua rakkudesse. Ja kui nüüd võtame selle insuliini molekuli algteguriteks lahti, siis ta koosneb tegelikult 4 tsingi ioonist. Nii et tsingi defitsiit väga tõenäoline, et ühel hetkel inimesel võib hakata tekkima kõigepealt see diabeedieelne seisund ja sellele tuleb järgi siis juba mingisugune tõsisem patoloogia. Kui me räägime näiteks diabeetikutest, siis Moskvas õppides minu õppejõu üks lemmik või meelislauseid oli see, et ainult patoloog, anatoom näeb, mille kätte inimene tegelikult suri. Ja diabeetikute kohta ta ütles see, et diabeetikute kõhunääre on lihtsalt pudruks söödud. Et seal ei ole ühtegi elavat rakku. Seedimine, otse loomulikult maksatöö, hepatiidid, maksatsirroos. Näiteks tsingi puudus on ka üks selline tore asi, et inimesel tekib see tahtmine, et tahaks midagi head. Ja eriti meeste puhul on see oht, et kui ta tahab seda midagi head, siis ta kipub poodi minema ja endale õlut ostma. Mees alateadlikult teab, et õlles on tsinki, sellepärast et õlle valmistamisel kasutatakse humalat ja humal on päris korralik tsingiallikas. Aga sellega kaasnevad siis igasugused muud asjad. Ja kui inimene ühel hetkel võtab kätte ja see õlu hakkab talle päris korralikult meeldima, siis võib juhtuda see, et ühel hetkel ei taha õlut või siidrit või veini enam mitte inimene ise, aga tema sees elav parasiit. Näiteks on ühed sellised toredad tegelased nagu trichinellid. Need on sellised pisikesed ümarussid ja nendel üks eluetapp möödub kopsudes. Ja siis, kui nad kopsus elavad ja seal oma tegemisi teevad, siis on nad tõsised alkohoolikud. Nii et nad oskavad, kui nad ise ei oska alkoholi teha või ei ole nii palju võimalusi, et seda teha, siis nad saadavad su poodi. Et asjad käivad meil siin väga kenasti, kõik toimib. Silmad. Ütleme, tsingi defitsiidi foonil on see põhiline asi, mis meil välja hakkab arenema, on kanapimedus. Et lihtsalt see nägemisteravus langeb ja ei näe enam õhtul lehte lugeda. Järgmine üks selline väga oluline ja väga tõsine ja väga vajalik tegelane on seleen. Ja mina võib-olla seaks ta siin nendes mikroelementide pingereas võib-olla isegi esikohale, sellepärast et kui hakata siin seleeni, tema mõjusid lahti võtma, siis praktiliselt iga punkti juures jookseb sõna vähk. Ja seleenil on see omadus, et ta võtab kätte ja aktiveerib rakumembraane kaitsvad ensüümid. Ja kui rakumembraan on aktiivne, kui need kaitsvad ensüümid on olemas, siis ikka nii kergesti sinna raku sisse sealt membraanist enam mitte keegi ei pääse. Rakumembraan on rakuaju ja tema siis otsustab, kes on oma, kes on võõras, kes saab läbi, kes ei saa. Ja näiteks enamike ravimite sisse pannakse ained, mis nii-öelda rakumembraanid paralüüsivad, et see toimeaine saaks sealt läbi membraani minna ja rakus hakata asju tegema.
Aga samamoodi, kui seleeni ei ole piisavalt, ei saa näiteks kilpnääre kätte joodi. Kui seleeni ei ole piisavalt, ei võta meie organismi näärmed, koed, kilpnäärme toodetud hormoone vastu. Nii et ka näiteks inimene läheb arsti juurde, arst ütleb, et oi, sul on kilpnäärmega kõik korras. Jah, täpselt, veres on kõik need igasugused hormoonid ja muud vajalised asjad olemas, aga keha ei saa neid kätte, sellepärast, et pole seleeni. Järgmine asi, mis võib-olla väga valusalt pihta saab seleeni defitsiidi foonil, on immuunsüsteem. See on igasugused viirused ja põletikud ja kõik muud sellised asjad. Kui me läheme edasi, südame-veresoonkond. Siin praktiliselt, kui me räägime veresoontest, siis kõikide mikroelementide puhul jookseb punase niidina läbi kas mingisugune ateroskleroos, kas infarkt, insult, kõrge kolesterool. Tegelikult need kolesteroolid ja kõik sellised asjad on komplekssed ainevahetushäired. Et kuskilt poolt midagi läheb asjast vähe viltu ja need asjad hakkavad meie kehas ladestuma, rasvade ainevahetus ei toimi. Maks ei suuda seleeni defitsiidi foonil mürke neutraliseerida ja selle tõttu meil väga paljudel ilmselt hakkavadki kõik võimalikud toksiinid kehas kasvama. Samamoodi, kui me liigume edasi, reproduktiivsüsteem, meestel samamoodi viljatus, naistel raseduspatoloogia, platsenta arenguhäireid, lapsel on väike sünnikaal, lapse kasv aeglustub ja lapsel võib tekkida mahajäämus arengus. Nii et sellised mikroelementide teema rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele, see on tegelikult väga tõsine teema. Sellepärast ema käest ei küsita, ema käest võetakse. Ja kui emal endal ei ole, siis tõmmatakse reservid käiku ja selle tagajärjena ongi naistel peale rasedust ja imetamist igasugused probleemid kallal. Küll on nahk vilets, küll on hambad viletsad, küll on, ma ei tea, mis kõik asjad seal viletsad. Aga just on see, et see väike sõber seltsimees, ta lihtsalt sõi ema ära. Seleen ja sidekude, reumaatilised haigused, artriidid. Et jällegi ta on võimas antioksüdant ja läbi selle ta ei lase raskemetallidel, toksiinidel kuskile ladestuda. Seleeni defitsiidi foonil inimesel tekib õhupuudus. Et väga paljud inimesed, kes tunnevad, et ta on siin ruumis, mul peab olema uks lahti, aken lahti, muidu ma ei saa olla, kogu aeg on nagu õhku vähe. Et selle taga peidab ennast väga tihti seleeni defitsiit. Ja kui me räägime siis silmadest, glaukoom, katarakt, mõlemad on seenhaigused ja seleen läbi oma sellise võimsa toime, ta lihtsalt on seentele pinnuks silmas. Jood, natukene me temast siin rääkisime, ilma joodita ei sünteesi kilpnääre siis T3 ja T4 hormoone, eks ju. Aga joodil on veel igasugused muud kasulikud omadused. Joodi peetakse isegi nagu selliseks intelligentsi või IQ-d näitavaks mikroelemendiks. Ja mu oma lapsepõlvest tuleb meelde, kui ema pani mulle joodi piima sisse, ma pidin seda jubedust jooma, see oli selline pruun jubetul läga, mida ma pidin siis sisse sööma. Ja ilmselt lõpuks oli ikka nii, et mina jäin teiseks ja ma olin sunnitud selle joodi endale sisse jooma. Ja alles siis praegu teadlikumal tasandil on see, et jood väldib igasuguste intellektuaalsete patoloogiate tekkimist, ehk siis sellised kretinism ja muud sellised füüsiline võimekus, vaidne võimekus. Et jood mängib selliste asjade puhul väga olulist rolli. Otse loomulikult endokriinsüsteem, et kui me võtame
kõik inimkeha poolt toodetavad hormoonid, 95% nendest sisaldab joodi, et ilma nendeta ei ole nad aktiivsed. Ja kui me läheme siia kilpnäärme mängumaale uuesti tagasi, siis kilpnääre vaeseke ei tee vahet, kas tegemist on joodiga, kas tegemist on klooriga või fluoriga ja broom oli vist ka veel üks kuri ja paha aine. Kui kilpnääre ei saa seda oma hormooni teha joodi baasil, siis ta võtab ja paneb sinna sisse klooriosakese või broomi. Ja sellest tekibki siis see efekt, et kui inimene läheb arsti juurde, siis arst ütleb, et tead, kuule, et mis sa siin kurdad, et sul on ju kõik hormoonid olemas. Ja ongi, arstil on õigus, aga need hormoonid, nad lihtsalt ei ole aktiivsed, sellepärast et ilma joodita organismi koed ei tunne neid hormoone ära. Järgmine asi, mida jood väga tugevalt mõjutab, on reproduktiivsüsteem nii naistel kui meestel. Et võib-olla naistel isegi rohkem kõikvõimalikud tsüklihäired, viljatus, surnud sünnid, kaasasündinud arenguanomaaliad ja kõik muud sellised asjad, millega ükski naine ei tohiks ega tahaks kokku puutuda. Kui me liigume edasi südame-veresoonkonna juurde, jällegi ateroskleroos, arteriaalne hüpertensia, soolestik, funktsionaalsed ummistused. Et siin ütleme, kui leida korralik jood ja seda võib julgelt endale otsida, julgelt manustada, see annab organismile väga tõsise tõuke taastumiseks juurde. Ma ise olen praegu avastanud ühe väga hea orgaanilise joodi Venemaalt ja seal nad ütlevad lausa teadusuuringute tasandil, et 70-aastase mehe eesnääre taastus 3 aastaga. Et siit siis natukene ka ettekujutust, et kui pikalt, kui kaua tegelikult tuleks mikroelemente manustada. Mikroelementidega ongi see teema, et me peame neid saama toiduga igapäevaselt. Me ei ole nagu karud, et me sööme suvel kõhu kõikesuguseid paremaid asju täis, siis keerame kuskile kännu alla ja külili ja kevadel vaatame, kuidas elu edasi läheb. Meie kahjuks peame neid mikroelemente manustama igapäevaselt. Ja siin on jällegi üks siuke päris korralik viga, mida me kõik teeme, et teeme asja, tegin ühe kuuri ära, ma võtsin siin 6 aega joodi või 2 nädalat joodi või oli ta siis räni või mis iganes. Tegelikult selle 2-nädalase kuuriga me ainult ajasime organismid tigedaks ja eriti tigedaks ta läheb siis, kui see kuur piirdubki ainult 2 nädalaga. Mangaan. Paljud ajavad ta sassi magneesiumiga, aga kui me räägime naistest, siis mangaan koos vasega on puhtal kujul naiste mikroelemendid. Et ilma nendeta naisel lihtsalt reproduktiivsüsteem ei toimi. Lisaks on mangaan veel närvide mikroelement ja sidekoe mikroelement. Kui me räägime sidekoest, siis see on praktiliselt 95-98% inimese organismist. Et mangaani manustamise foonil me saame praktiliselt korrastada väga enamust organismist. Aga kui teda ei ole, siis on jällegi kesknärvisüsteem, eriti mõjutab ta lapsi. Krooniline väsimus, depressioon, psüühilised häired ja väga valusalt puudutab see jällegi just lapsi. Luukude ja liigesed, osteoporoosid, artroosid, traumad, põletikud. Immuunsüsteem, kasvajad, respiratoorsed haigused, toidu ja igasugused muud allergiad, astma. Kui me räägime allergiatest, siis on ka tegelikult tegemist asjaga, mille puhul võib öelda, et see miski, mida me endale toiduga sisse seome või sööme,
see reageerib selle millegagi, mis on meie kehas ja kui need kaks asja omavahel kokku ei sobi, noh, siis ongi põrgu lahti. Tekivad mingid sootuks uuendühendid. Kõhunääre tahab mangaani, jällegi diabeetikutele võib-olla üks oluline asi. Glükoositolerantsus näiteks sõltub mangaani olemasolust, rasvade ainevahetus sõltub mangaani olemasolust, et siin kõik sellised asjad. Reproduktiivpuudulikkus, varane kliimaks, viljatus, munasarjade düsfunktsioon, igasugused degeneratiivsed muutused munandites ja munasarjades. Nahaprobleemid, pigmentatsioonihäired, dermatiidid, küüned ei kasva, juuksed ei kasva. Ja kui me jõuame maksa juurde, siis kõiksugused, ütleme isegi alkoholi talumatused, kui inimene ei saa isegi tilk alkoholi võtta, siis väljendab see mangaani defitsiiti. No ja kõiksugused maksa rasvamised ja muud sellised asjad. Kroom. Tema on nüüd jällegi üks element, mida väga armastab kõhunääre. Ja väga oluline roll on tal siis limaskestade juures täita, vereringes. Et kui teda piisavalt ei ole, siis organism ei suuda reguleerida erytrotsüütide sünteesi. Endokriinsüsteem, jällegi need igasugused diabeedisarnased seisundid, teise tüübi diabeet, südame-veresoonkond, jällegi ateroskleroos, kolesterool, insuldi ja müokardi, igasugused infarktid, nende tekkeriskid. Hingamisteed, kopsufibroos, allergiad, kasvajad, ninavaheseinakahjustus. Neerud, nefropaatia. Kui me räägime nahast, siis jälle kõikvõimalikud ekseemid, haavandid, dermatiidid. Liigume edasi vasega, jällegi järgmine naise mikroelement. Ma olen vahest mõnele naisele isegi soovitanud, et kui sa juhtud sattuma Vene kirikusse, seal müüakse vasest käevõrusid, et osta julgelt, et ta ei tapa, sellepärast inimesed on kohe paanikas, et kui ma panen selle käevõru käe peale, et oi, see määrib ära. Tegelikult käevõru ei määri. Käevõru, see temas olevat metall, puhas vask, see hakkab sinu kehast välja tõmbama neid raske metalle ja hoopis need määrivad, mitte vases ei ole probleem. Aga kui ei ole organismis vaske, siis veresooned on hästi pudedad, võivad tekkida isegi aordi väljasopistumised ja veel hullem, kui need väljasopistused, aneurüsmid tekivad ajuveresoontes. Et kui seal siis midagi lõhkeb, siis on hea, kui pääseb eluga, aga veel parem, kui lähed ära, sest kui sa jääd mingisuguseks lihtsalt vegeteerima siia, siis mis elu see on. Sidekude, artriit, artroos, pehterevitõbi, sklerodermia, podagra, varikoosne tromboflebiit. Podagra, paljud inimesed on sellega ka päris püsti hädas ja vask reguleerib kusihappe taset, aitab neid protsesse seal läbi viia. Kõhunääre, koletsüstiit, jällegi see iitlõpuline diagnoos, nahaprobleemid, pigmentatsioonihäired. Näiteks kui juba kuskil varases nooruses, seal 20. eluaastates tekkisid esimesed hallid juuksed, siis on see väga selge teema, et organismis on vähe vaske. Ja näiteks kui räägitakse nendest igasugustest mahedatest rohelistest silmadest, siis tegelikkuses on see ka väike pettus. Silmapigment muudab värvi samamoodi vasedefitsiidi foonil. Eriti kui see defitsiit on veel olnud pikaajaline. Lühiajalise puhul seal ta väga suurt rolli ei mängi. Räni. Tema nüüd on selline tore tegelane, et tema on üks kõige võimsamaid puhastajaid. Räni toimib nimelt sellel, et ränijoonidel on miinuslaeng. Ja kõikidel nendel raskemetallidel, toksiinidel ja muudel sellistel pahadel asjadel organismis on plusslaeng.
ja räni lihtsalt nii-öelda läbi selle füüsikalise väikese nipitamise tõmbab selle plusslaengu enda külge ja ta ei lase sellel raskemetallil ega toksiinil kuskile ladestuda ja see tiirleb vereringes siis nii kaua, kui ta ükskord organismist loomulikul viisil välja läheb. Aga näiteks ränidefitsiidi foonil inimesel võib juhtuda see, et ta kukub sinna musta auku, emotsionaalsesse auku ja teda ei saa sealt august ühegi valemiga ega asjaga kätte. Et see just ongi see, et mida mustemad meie organismid seespoolt on, seda rohkem neid musti mõtteid me endasse püüame ja väga suur osa sellest eneseabist näiteks, et kui saada lahti nendest depressioonidest ja depressiivsetest mõtetest, just on see sama organismi puhastamine. Et mida helgemaks see keha läheb, seda helgemaks muutuvad ka meie mõtted. Ränil on see omadus, et tema muudab kõik asjad pehmeks, elastseks, siidiseks. Juuste kasvust ei ole siin mõtet rääkida. Aga kui me räägime veresoonte seintest, siis jah, veenilaiendid, kõik võimalikud südameklappide deformatsioon, rütmihäired, ateroskleroos, insult, infarkt. Ränidefitsiidi foonil hakkab arenema veel selline asi, et südames on inimesel selline väike organ nagu hissikimp, mis toodab elektrilisi impulsse, mille tulemusena siis südamelihas oma kokkutõmbeid teeb. Ja kui ränidefitsiit on pikaajaline ja väga tugev, siis hakkab selle hissikimbu parem säär kärbuma ja süda hakkab lööke vahele jätma. Luudliigesed, traumad, igasugused luumurrud, meniski ja sidemetel rebendid, luud kasvavad halvasti kokku, artroos, artriit. Ühesõnaga, kui näiteks inimesel on luumurd, siis kindlasti tuleb talle anda lisaräni. Räni oma selle miinuslaenguga, ta läheb sinna murru otste peale ja ta tõmbab ligi ka neid muid väga vajalikke asju, näiteks kaltsiumi joone ja läbi selle luumurd kasvab märksa kiiremini kokku, kui on mõõdetud isegi, et kuskil poole kiiremini kohati, kui ta muidu kasvaks. Et sellistel puhkudel alati, kui selline asi juhtub olema, soovitan soojalt, leidke üks hea orgaaniline räni ja asjad liiguvad hoopis paremini ja hoopis lõbusamalt. Juuksed, küüned, see aeglane kasv, juuste väljalangemine, kuivus, murduvad kergesti, seda ilmselt ei pea siin inimestele väga vist rääkima. Naha vananemine, vaata see ongi, et nahk muutub selliseks paberjaks ja puha, aga kui hakata räni tarvitama, siis ühel hetkel ta läheb vägagi selliseks elastseks ja pehmeks. Nii, mis meil siin veel on? Mikroelementide poole peal, kui me räägime nüüd organismi puhastamisest, et kõik räägivad, on vaja puhastada ja kui hakata internetist nüüd pisut ringi vaatama, küll seal pakutakse, võtta 5 päeva seda ja siis on sul kõik probleemid kadunud, võtta 7 päeva toda ja siis on sul veel rohkem probleeme kadunud. Nende asjade kohta minu kogemus ütleb, et paremal juhul teil on vedanud, kui te ennast ei kahjusta. Aga võivad tekkida väga tõsised kahjustused. Esiteks, kui organism hakkab tõepoolest nii jõuliselt väljutama kõike, mida te oma elu jooksul olete sisse korjanud, siis ta lihtsalt ei pea nendele toksiinikogustele vastu, tekib seesmine mürgistus. Aga õnneks on organism niivõrd tark, et tal on need igasugused kaitsemehhanismid olemas ja võtame näiteks plii, kõik teavad, et see on selline väga paha asi, teda leidub bensiinis ja see kunagine nõukaaegne bensiin oligi ainult üks plii. Organism suudab väljutada ööpäevas 49 milligrammi piid, rohkem mitte 1 gramm. Kui tuleb 50 milligrammi, siis on see juba organismi jaoks mürgistus ja seda organism enda puhul juhtuda ei luba. Et sellepärast ongi, et kui hakata organismi puhastama,
siis on tegemist mitte sellise sprindidistantsi läbimisega, aga tuleb valmistuda maratoniks, tõenäoliselt enamikel juhtudel isegi triatloniks. Et rahulikult, vaikselt ja kui võtta asja mõistusega, siis varem või hiljem on ka kõik positiivsed tulemused olemas. Kui me läheme siia parasiitide maailma nüüd, sellepärast et nad on omavahel kõik käsikäes seotud, siis parasiit oma elutegevuses vajab neid samu mikroelementi täpselt samuti nagu inimene. Ja kui me siin sööme mingit toitu, siis parasiit on seal esimesena jaol, võtab selle koorekihi ära ja heal juhul jääb meile ka midagi. Kui me nüüd hakkame, inimesed on küsinud sellist asja, et oi, aga ma hakkan nüüd tegema parasiidikuuri, et kuidas siis nüüd, ta sööb ju kõik ära, et ei saagi siis ju teha. Sellepärast tuleb teha pigem neid kuure pikemalt, et organism jõuaks ja hakkaks ka koostööd tegema. Ja täitsa juba nii-öelda on teaduslikud soovitused, et näiteks kui inimene hakkab tegelema parasiidikuuriga, tuleks oma kehaga rääkida. Tulebki öelda, mispärast ma selle tableti nüüd sisse võtan, mida see tablett tegema hakkab, mis siin toimuma hakkab. Vaat see tablett tõrjub nüüd parasiite, see annab mulle mikroelemente. Kui organism teab, milleks nii-öelda tema peremees neid asju kasutab, miks ta neid võtab, ta asub kohe appi ja kõik need protsessid meie kehas, nad hakkavad hoopis paindlikumalt ja kiiremalt toimuma. Kui me räägime parasiitidest, siis tegemist on elusorganismidega. Ja tegemist on organismidega, mis on meie maailmas olnud ammu enne meid. Tõenäoliselt olid nad siin enne meid ja nad on siis ka siin maailmas, kui meie siit ära läheme. Ja seetõttu võidelda nendega ei ole mõtet, sellepärast et tegemist on ellujääjatega. Ja selle vaatamata, et nad viimased 50 aastat olid keelatud, on nad vaikselt oma musti teguseid siin edasi toimetanud ja näiteks on nad võtnud kätte ja õppinud toituma antibiootikumidest. Et sageli ei pruugigi inimesel olla seal mingisugust tõsist põletikku või midagi sellist, mis ravi nõuaks, aga lihtsalt parasiidil läks kõht tühjaks ja ta tahab saada oma mingisugust penitsiliini või mis iganes antibiootikumi see inimene siis tarvitama peaks. Ja ta tekitab selle põletiku sümptomaatika. Parasiidid on väga osavad luurajad, nad on väga osavad maskeerijad. Kui rääkida parasiitide uuringutest, mida siin meil tehakse, palju kuulen sellist asja, et ma käisin arsti juures, arst ütles, et mul on analüüsid kõik korras, mitte mingisuguseid asju seal sees ei ole. Parasiidid on suutelised ennast maskeerima absoluutselt mingite inimrakkude sarnasteks moodustisteks. Ja see nõuab inimeselt, kes neid uurib, kes neid otsib, väga suuri teadmisi ja väga suurt võimekust ja otse loomulikult on vaja ka väga korralikku uurimistehnikat. Et võib-olla siin kunagi olid kasutuses 300-kordse suurendusega mikroskoobid, ma ei tea, kas praegu neid siin meditsiiniasustustes on, kas üldse siin parasitoloogia on, et see on ilmselt ise küsimus. Aga jah, nad on väga osavad maskeerijad ja põhimõtteliselt, kui me täna nendest siin räägime, siis kõik nad seal teie kehades kuulavad seda juttu rahulikult pealt ja saavad aru, et käimas on mingisugune nende vastane vandenõu ja hoidku jumal selle eest, et kui nüüd veel mingisugune tablett peaks kuskilt tulema, siis on katastroof. Ja parasiidid tegelikult sellise jutu peale, et me hakkame nüüd neid tõrjuma, nad lasevad sealt kohast jalga, kus nad on kogunenud. Ja siis tulebki see, et kõik asjad on korras, no mul ei ole parasiite.
aga tegelikult nad läksid igal poole ümbritsevatesse kudedesse laiali. Siis, kui nad saavad signaali, et oht on möödas, siis nad tulevad jälle kokku ja hakkavad oma sigadusi korraldama. Kui rääkida näiteks müoomidest, tsüstidest, naistele öeldakse, et see on kõik hormonaalne probleem. Loomulikult võivad seal taga olla ka hormoonid, sellepärast et naine on lihtsalt kõikvõimalike hormonaalsete kõikumiste suhtes väga tundlik. Mehe nõrk koht on vereringe. Et võib olla tõsi, aga kui hakata lahkama seda, mida siis üks tsüst või müoom endast kujutab, siis tegemist on parasiidipesaga. Seal on igasugused ussikesed, seal on seened, seal on bakterid, mingisugused ainuraksed, mis iganes tegelased on koos, neil on seal koos lõbus olla, nad teevad koostööd ja organism nähes, et seal sihuke trall ja pillerkaar käib, ta lihtsalt võtab kätte ja paneb sellele seltskonnale puuri ümber. Et las nad seal siis omaette toimetavad, nad vähemalt nii hullusti mind ei sega. Ja otse loomulikult nende tsüstidega, eks väga paljudki on kuulnud, et neid lõigatakse ära. Tegelikkuses võibki juhtuda see asi, et kui inimene läheb arsti juurde ja räägitakse, et vot, nüüd tuleb ette see plaaniline op ja lõikame ta sealt ära, siis kui kirurg oma noaga sinnamaani jõuab, et hakkab seda müoomi või tsüsti eemaldama, siis seal ei ole midagi eemaldada, sest seltsimehed on kõik juba ammu jalga lasknud. Ja inimene tuleb sama targalt koju ja paari kuu pärast on tal jällegi sama probleem üleval. Et siin selliste tsüstide ja müoomide puhul ma soovitan soojalt, et selline pikk, põhjalik ja tõsine parasiidikuur. Et kindlasti, mida ma soovitan, et preparaadid peaks sisaldama nelki. Nelgil on omadus lahustada parasiidimune. Ja siit ka võib-olla minimaalne kuuri kestus, ütleme, et kui inimesel ei ole mitte mingisuguseid erilisi sümptomeid, et lihtsalt teeks väikse profülaktika, siis on see 90 päeva ja see on seotud parasiidi elutsükliga. Enamikel parasiitidel on see 90 päeva, see on siis, kui munast tekib täiskasvanud suguküpsolend. Aga arvestada tuleb kindlasti sellega, et parasiidimunad on tohutu ellujäämisvõimega. Võtame kas või kõige tavalisemad askariidid, need on ka sellised pisikesed ussikesed. Nende munad võivad eluvõimelisena või püsida kuskil 20-30 aastat. Ja kui siis keegi tuleb teile ütleb, et kuule 7 päevaga olete te kõikidest probleemidest vaba, siis millest me siin räägime. Et arvestada tuleb alati sellega, et need parasiidid, nendega tuleb tegeleda pikemalt, põhjalikumalt, süsteemselt. Soovitan isegi seda, et ärge jääge kinni ühte või kahte preparaati. Armastuses ja sõjas on kõik lubatud ja kui sa oma keha armastad ja tema kaitseks väikse sõjakäigu korraldad, siis ongi sulle kõik lubatud. Ja kasutagegi erinevate tootjate asju, sellepärast et supertoodet ei ole mitte kellelgi. Vähemalt minu viimase 10 aasta kogemus ütleb, et tuleb ikka vaadata ühe tootja juurde ja teise tootja juurde ja lõpuks niimoodi mitme asja peale kokku saab selle kõige parema ja kõige tulemuslikuma tulemuse. Kui rääkida parasiidi võib-olla nendest vastupanuvõimest, väga suur probleem on pärmiseen. Ja ütleme, minu põlvkonna inimesed, me oleme kõik täis seda nõukaaegset termofiilset pärmi. Selle puhul öeldakse isegi, et tegemist on bioloogilise relvaga. Ma kunagi juhtusin nägema seda kompotti, millest see
pärm siis lõpuks kokku keevitati või see keskkond, millest ta seal kasvas, ütleme, soolhape oli seal üks kõige inimsõbralikumaid asju üldse, siis tegemist on tehisliku seenega. Ja tema vastupanuvõime on selline, et tema eosed hävivad alles kuskil +520 kraadi juures. Kui ma nüüd füüsikast õigesti mäletan, siis oli vist puidu isesüttimise temperatuuriks 452 kraadi. Nii et ma siin vahest mõnele inimesele, kellel huumorisoont veel on, ütlen, et kui sa tahad pärmiseenest lahti saada, siis jah, üks vahend on, see on krematoorium. Aga kui sinna ei ole veel plaan minna, siis on ainus lahendus immuunsüsteem. Ja enda isiklik kogemus sellel baasil, sellel teemal ütleb seda, et tõepoolest, mida tugevamaks läheb immuunsüsteem, seda paremini ta selle pärmiseene ja kõige muu sellega kaasas käivaga hakkama saab. Kui me võtame nüüd igasugused juuretise baasil tehtud ehk siis looduslike pärmiseentega tehtud toidud, need seened, need eosed, need hävivad juba seal 100-200 kraadi juures ja ütleme sellised kodused juuretise baasil tehtud asjad, nendega ei ole probleeme, aga just suured probleemid on nende tehisliku pärmiga. Mida sellest parasiidimaailmast veel? Parasiidid soodustavad riskikäitumist, et kui me võtame näiteks toksoplasma, see on rakusisene parasiit, siis temal on see omadus, et kipub gaasijalg natukene rohkem põrandasse minema, väga kergesti minnakse punase tulega üle tee, selline riskikäitumine hakkab toimima ka inimestel. Looduses on ta jah selleks, et hiir läheks kassiga ülbitsema ja kass ta paremini kätte saaks, aga kassi paitades me saame need toredused ka endale sisse, kui immuunsüsteem on nõrk. Ja siis võivad hakata meile sellised asjad juhtuma. See parasiitide maailm, ütleme, väga kihvt näide võib-olla on ka see, et kui me räägime sellest pimesoolepõletikust. Mul ei tule nüüd nende parasiitide nimed meelde, aga pimesoolepõletik, pimesoole lõhkemine tegelikult toimub selle tõttu, et parasiidid peavad omavahel sõda. Ja see ei käi mitte nuiade ja kaigaste ja kividega, aga nad suretavad teineteist välja läbi munemise. Munetakse hiigelkogustes mune ja kui see selline munade mass seal läheb liiga suureks, ta lihtsalt surub soole lõhki. Et sellised asjad toimuvad ka. Ja kui me näiteks räägime kõikvõimalikest kõhukinnisustest, kõht ei käi läbi, seedimine ei ole korras, kõik sellised asjad, sellised seiskumisprotsessid soolestikus, nemad põhjustavad kivide teket. Täiskasvanud inimese soolestikust on vist kõige suurem kogus, mis siiani on teada, on leitud 12 kilo kive. Ja need ongi need fekaalikivid või kuidas neid siis keegi nimetab. Ja kõik see süsteem seal kõhus, esiteks need igasugused kivikesed on paras parasiidipesa ja see sool on meil igasuguseid toksiine täis, nii et tegelikkuses seal toidule ja muule sellisele asjale et ei olegi ruumi. Ja sellistel puhkudel ongi toidulisandid võib-olla vaata et ainus lahendus, sellepärast et väga palju nendel uuematel toidulisanditel on taga juba niivõrd head tehnoloogiad, et nad aitavad selle viletsaks jäänud seedesüsteemi uuesti tööle. Et nagu ma siin APL-gi puhul lugesin, et see on lausa selline kohati nagu kosmosetehnika.
aga on ka teisi väga peeneid tehnikaid, külmkuivatused ja kõik sellised asjad. Ja üks väga oluline detail igasuguste antiparasitaarsete ja muude preparaatide juures on see, et asi oleks looduslik. Et taimed, kõige paremad taimed kasvavad vabas looduses. Ja seal on taimel alati võtta kõik, mida ta vajab ja kõik asjad toimivad nii, nagu taim kasvab alati õige koha peal. Aga kui me nüüd räägime, väga paljud ütlevad, et oi, et aga ma ostan ju apteegist siin sellist asja ja toda ja kolmandat, et seal on ka ju head asjad. Tõepoolest on apteegi asjad ka head. Aga mis on see konks, et miks pärast taimne preparaat töötab, aga see, mis apteegis müüakse, ütleme, ma ei taha isegi siin öelda, seda apteegis müüakse, ei ole õige sõna. Tegelikult õigem väljend on tööstuslikult toodetud aine või tööstuslikult toodetud mingisugune vitamiin või mikroelement. Asi on selles, et taim suudab toota selle ühendi või selle, mis iganes me sealt siis kätte peame saama ja mis meil vaja on. See on kohati sadu, mõnikord isegi tuhandeid kordi väiksem kui see, mida suudetakse meile toota mingisuguses tehase laboris. Ja see ongi see võlusõna, mille pärast naturaalsed asjad töötavad, aga loodus, ütleme, nende tehislike asjade puhul asjad nii head ei ole. Ja mille pärast arstid siis mingite kaltsiumite ja magneesiumite puhul soovitavadki kohati, ütleme, päris jõhkraid koguseid. Aga jah, võtad suure supilusikatäie, mõni aineosakene ikka kuskile kinni jääb. Et sellepärast see on asi, mille pärast tasub alati eelistada looduslikku naturaalset. Et seal on alati asjad nii-öelda õige suurusega. Looduslikku asja laseb rakumembraan läbi, seda tehislikku suurt asja, see lihtsalt ei mahu sealt füüsiliselt läbi. Ja see ongi väga selline suur põhjus või seletus asjadele, et miks üks asi töötab ja teine asi ei tööta mitte. Kui kaua võiks parasiidikuuri teha? 3 kuust ma siin rääkisin, et see on selline, et kui sul ei ole ühtki sellist probleemi, et ei valuta kuskilt ja ei pakitsi ja iivelda. Aga põhimõtteliselt, kui sul on olemas juba diagnoos, on see siis mõnisugune krooniline haigus, autoimmuunhaigus, mis iganes veel, see eeldab juba sellist organismiga töö tegemist aasta-poolteist. Põhimõtteliselt nii kaua, kuni sümptomaatika kaob. Siis võib minna juba sellistele natukene rahulikumatele kuuridele. Aga kui me näiteks räägime sellisest asjast nagu nõrk immuunsus, mille puhul ma saan öelda, et jah, sõbrad, see, mida mulle Moskvas õpetati, see peab 100% paika. Immuunsüsteem taastub ära 5 aastaga. Ja vähemalt selle asja ma enda jaoks täielikult tõestasin ära. Olin igast otsast haige ja tänases päevas ma olen jõudnud siis tasemele, kus ma ei jää enam aknast õue vaadates haigeks. Võin isegi nii ülbe olla, et lähen ilma mütsita õue ja vähemasti 3-4 viimast aastat ma ei tea, mis asi on viirus. Et need asjad, jah, loomulikult ma tean, mis ta on, ma olen neid õppinud ja tegemist on nii-öelda superparasiidiga või universaalse parasiidiga või ta on väga peen tegelane. Viimased uuringud viiruste kohta ütlevad seda, et ta võib olla nii-öelda liikuda kahe mõõtme vahet, et ta võib olla nii informatsioon kui ka osake. Et täiesti, kes on kursis Vene teadlase Pjotr Garjajevi uuringutega, siis see mees tegi ära väga suure töö. Kahjuks ta sel talvel meie seast lahkus.
aga ma usun, et 20–30 aastat veel ja siis see, mida ta tegi, hakkab ka ükskord meieni jõudma. Tema põhiline asi oligi lainegeneetika ja kuidas need igasugused osakesed ja asjad meie ümber käituvad. Ma ei tea, nüüd ma olen siin vist juba tund ja natukene peale rääkinud, et loodan, et saite mingisugusegi ettekujutuse nendest parasiitidest, sellest, milleks on vaja mikroelemente, kuidas neid peaks võtma, mismoodi, millised nad on. Üks asi võib-olla veel, mida me ka siin ei oska nagu arvata, on see, et kui me räägime vitamiinidest, ilma mikroelementideta on vitamiinid lihtsalt vitamiinid, nad ei toimi. Ja ma tegin siin isegi ühe sellise väikese näitliku õppevahendi. Looduses toimib tünniseadus. Kes on õppinud võib-olla vähe kapitaalsemalt agronoomiat või taimekasvatust, siis ta peaks olema kursis selle tünniseadusega. Ühesõnaga, tünni saab valada vett täpselt nii palju, kui on see kõige lühem laud. Rohkem siia tünni vett ei mahu. Ja kõik need ülejäänud tünnilauad siin, need kõrgemad, pikemad, nad on kasutud. Aga kui me hakkame nüüd seda lauda siin järjest pikendama, siis hakkavad need ained tööle, lõpuks tulevad need osad. Ja niimoodi organism tegelikult võtabki oma sellised senised reservid kasutusele ja hakkab neid kasutama. Kindlasti ma soovitaks, kui hakatakse manustama mikroelemente, pigem võtta neid suuremates kogustes ja eriti alguses. Just selles plaanis, et kuna miinus on nagunii suur ja organism saab käivitada protsessid, mida ta võib-olla ei ole saanud käima lükata juba aastaid. Eriti puudutab see kõikvõimalik puhastusprotsesse. Et andke talle need mikroelemendid kätte, naturaalsete mikroelementide puhul ei ole mingisugust ohtu, et hakkab sulle kuskile ladestuma, juhtub natukene rohkem minema, ta tuleb loomuliku teedpidi kehast välja. Aga su keha rõõmustab otse loomulikult selle üle, et ta saab lõpuks ometi ennast puhastama hakata. Ja nagu ma ütlesin, puhastusel on omad reeglid. Meil võidakse siin parteikongressidel ja igasugustel miitingutel rääkida mida iganes. Püütakse siin ju viimaste uudiste valguses isegi loodusseaduseid ümber teha, aga kahjuks loodus ei arva nende seaduste ümbertegemisest mitte midagi ja tema toimetab ikkagi omade reeglite järgi. Ja võtame siis ikkagi asju mõistlikult, tuletame meelde, kes me oleme üks osa loodusest ja ärme kuskile väga üle pinguta ega väga torma. Võib-olla oleks tänaseks minu poolt kõik, et mina ei oska siin seda aparaati kasutada. Õnneks Märt oskab. Ja, aitäh sulle.